Tervitused! Tulin täna jõe äärde ja vahelduseks otsustasin jõe ääres kalapüüki. Ja kõndisingi nüüd linnulennult alguspunkti allavoolu ära, et siit vaikselt jälle ülesvoolu hakata siis püüdma. Ja oma lemmik jõelõigu peal. See aasta olen siin korra käinud kevade alguses, siis ilm oli siis päris talvine ja ei toimunud siin midagi, aga nüüd maikuu keskpaik ja ilmad on soojaks läinud ja mõtlesin, et augi ja või forelli näol võiks juba see piirkond siin kala näidata. Jah, piisavalt juba käinud siin, siis kulub maa läbi püüdmiseks 3 tundi ja vaatame, kas see on piisav aeg, et mõni kala ennast ilmutama panna. Vastaskaldal on lennuka mees. Võttu ta ei ole saanud. Tere! Ei ole veel lubanud, ma alles alustasin ka siit poolt. Liigun siit vaikselt. 2 kilone siin ketist. Kuidas? 2 kilone siin ketist kivi. Praegu või? Ei no, ma olen 3 aastat mässelt. Ma ei ole suutnud enda kätte saada 2 kilone. Ma olen siit, kas see oli nüüd eelmine aasta sama aeg või? Selle kivi juures pöörlevale. See oli ka üle kilone, forell oli otsas. Mul ikka suudab putuka punkti sirgeks tõmmata, siis see natuke rohkem tuli. Seda küll, jah. Kuhtiga 2 kilo on punkid ja vend on paari kilone. 3. aasta. Jäta jonni. Aga kätte oleks... Okei. Ma siit väikseid olen saanud varem. Jah, aga siin eelmine suvi sain 1,3, siit natukene ülesvoolu. Pöörlevaga proovima siis. Lennule pöörlevat ei saa panna, mul on sõber on pöörlevat. Seda küll, jah. Karu oled näinud juba, ei ole või? Ei ole. Koodustatud karu on. Toho. Käib jälgi, jah. Teiselt pool seda, et ma just sellepärast küsingi, et teiselt pool kallast on see karu. Siin poole, jah? Ma ei ole kordagi, ma olen karu jälgi olen näinud, aga... Muidugi sa näed, siis tervita minu kohta. Ja. Ma olen 2 korda siin näinud. Eks mul läheb nüüd püügiga kiiremaks. Kiiresti kerib, muidu mängib üle. Jah. Mul on siin põtra ja karu ja kõik metsloomad läbi. Ei, põtru ma olen ka näinud siin. Olin ühekõrra vees, ma olin allapoole 4 kilomeetrit. Olin vees Saarmasuulis, mul kõrval mingi meetri kaugusel pesi enne. Järki juba ragin käis, ma mõtlesin karu tuleb. Põder niimoodi, kes pea paju usast välja, tegi konksu vette, läks minema. Hõlmatus korralikult. Ja. Ma olen selle koha peal
ma mõtlen nüüd, ma ei teagi, kas äkki 4. või 5. aastal. No see on see põhilõik, mida ma püüan siit, ütleme siit ülesvoolu kuskil kilomeetrid maad sinna. Ja noh, pole kohta, kus kala ei oleks ennast näidata. No siin on haug ja forell elavad kõrvuti. Et tuleb haugi ka vahest. Ja. Väike haug pigem, mitte suur. Olen kätte saanud üle kilost haugi ka. Kuidas forell vast ajab oma territooriumilt haugi minema? No jah. No ma ei tea, ma olen neid kõrvuti võtmas. Ja pigem enamus on väiksed sellised. Nii pikad. Noh, kuni 40 sendised pulgad ütlen. Jah. Aga ükskord kude ajal, ma arvan, see võis olla 2-kilone. Sealt haug võib tõusta kudele, aga ta ei jää siia. Jaa. Ta läheb minema. Aga ta võttis, see oli aprillikuu vist. No siuke kiire vool oli, aga see käänakus lahe. Mida ta näidanud tõntsa või? Siin on võtnud ka praegu ei ole. Täna ei ole. Natuke vana veel. Õige kala hakkab tulema siis, kui päike hakkab lahtade taha vajuma. Ilma võtutust ja niimoodi võib küll jaotada, kui ta ei näita, kes ta võtab siis. Aga mul ongi siit esimesed visked alles. See kivist ma tavaliselt alustan ja lähen tagasi. Lähed kuni selle mikrofoni välja või? Ei, mitte nii kaugele. Mul on auto on kuskil... Kus nüüd see mets maha võeti, see väike tee? Sealt tuleb üks tee sisse. Jah, ja sealt kuskil. Lennukate vendad ja laagri platsi. Siit natuke edasi eest kurved, siis on üks selline suurem, peale kärestik on üks suurem vaikla. Jah. Selle kaldal tegelikult lennuka vennad tegi selle laagri platsi, see oli kunagi tehtud. Ma olen nii harva käinud lihtsalt, et ma pean sellest asja armata, et siin ei ole muidu väga suurt kohta. Kui lubatakse õhtu välja, nagu jõe loa, mitte linna loa. See on naise poolt roheline tuli antud. Roheline on natuke kollane, aga värvis on rohelised. Edu sulle. Kuule sulle ka. Ühesõnaga sattusin lennukamehega jutu peale ja arvas, et saab kohe võtu sealt. Ja paari kilosid on siit ketti saanud ära minekuga. Kätte ei ole saanud. Heidab, visedal. Või ei olnud. Nüüd vist viskas ära. Ma nägin, kuidas seal forell hüppas. Heidab jälle. Ei tea, igal juhul tal kala ei võtnud. Ühesõnaga sattusin lennukamehe peale ja ütles siis, et jah, et korduvalt sain aru 2 kilo kanti kala talle ära läinud siin ja ei pidavat ja jonni, et ikka käib. See, mis mul selle kivi juures ära läks, no see ma ei usu. See oli kilo pluss vast oli. Aga tal lausa putukal konksud sirgeks tõmmanud. Ja siis ütles, et siin minu kalda poole peal pidavat nii-öelda üks ära kodustatud karu. Ka pidevalt teda näinud siin. Ma nüüd mõtlesin, et äkki mul kulub äkki vähem kui 3 tundi selle ala läbi püüdmiseks.
aga nagu ta ise ka ütles, et veel on nagu vara ja ma olen ka aru saanud, et kui ikka päike juba puulatvade taha vajub, et siis tuleb õige kala välja. Mis seal ikka, minul on veel põhipüük ees ja loodame, et ma seda karu ikka ei näe täna. Väike visike. Oh, juudas. Nii väikest forelli ma ei ole saanud. Rekordforell. Maailma piseim forell oli see, mida ma olen näinud. Kõik oli ja läks ära. Võttu koha pealt ei pannud filmima, aga peale seda pisikest paar viset veel üks forell siit kohe. No selgelt alamõõduline, aga ilmselgelt ka suurem kui see mikroforell. Ütleme siis, et kõige paremini ei ole läinud. 2 lanti olen suutnud rondi taha jätta. Ja mõtlesin, et huvi pärast prooviks praegu popperit siin. Kunagi suvel ma olen popperiga saanud siit augi. Pärast jätkan edasi, ma arvan, vist pöörlevaga veel aukudes, kus ma olen enne forelli saanud. Popperiga on omamoodi atraktiivne püüda. Kala rabamist vee pealt. Ei viitinud sellega siin voolus praegu mässata ja teen siis jõelõigu lõpuni number 2 mepsiga, musta ja punaste täppidega.
täna olen tõsine amatöör. 3. lant jäi rondi taha nüüd. Siin on see auk liiga sügav ja järgi ei saanud minna. Teistes kohtades oli samamoodi. Päike hakkab loojuma, siis panen midagi heledamat praegu. Pool maad läbi ka püütud ja siis on praegu 2 väikse, ühe imepisikese forelli ja vast mingi 20 sendine käis veel otsas. Rohkem võttu ei ole olnud. Kuldne kollaste täppidega number 2 pöörlev. Ma isegi ei tea, kelle toodang, mingi no name Mepsi plagiaat. Kala oli. Ilmselt tundis, et midagi on valesti ja võis mind ka juba ära näha. Väike kala vist. Aga vee peal käib seal keegi jälle. Võttu ei ole ja kaamera kukkus tõus parajal hetkel vette. Tegi sultsu. Mõned potentsiaalsed kohad on veel ees, aga mingi elu juba jões käib. Neljas lant on puu otsas. Hakkan siin lõpu viimasel kolmandikul kiirustama. Läheb pimedaks ja tahaks veel mõned kohad läbi loopida lihtsalt. Üle 3 tunni püüki läbi ja ootused olid veidi suuremad küll. Algul polnud ammu käinud siin. Aga noh, üks mikroforell ja veel üks alamõõduline ja siis üks juba komedama kalavõtt veel. Midagi ikka toimub. Usun, et paaril korral tulen veel siia suve jooksul vähemalt ja vaatab ja näis, kuidas siis. Järgmise korrani.